tere! Mõtlesin, et loen teile jälle ette. Ootan, mul üks dokument ei ole. Loen teile jälle ette, sellepärast, et ma lähen täna õhtul 3-päevasele naiste üritusele ühte puhketallu. Ja siis mõtlesin, et loen teile natuke. Et õhtul ei saa lugeda ja siis loen. Et me eelmine kord lugesime seda tervendamist käte peale panemisega. Et see on nagu teile endale siis proovimiseks. Kui mõnel su sõbral või sugulasel on valu, siis aseta õrnalt käed valutavale kohale ja sule silmad. Saavuta sisemine rahu ja keskendu kätele. Kujutle, kuidas valgus voogab läbi sinu. Vaata, kuidas see valgus voolab sinu kätest kehasse, mille kohal su käed on. Jää sellesse seisundisse seniks, kuni tunned end mugavalt. Tavaliselt kestab see 5–10 minutit. Seejärel lase kujutluspildil hajuda ja ava aeglaselt oma silmad. Et saate katsetada seda enda peal võite teha. Mina teen hästi palju enda peal, kui ma tunnen, et mul kurk hakkab valusaks jääma või midagi, siis ma panen nagu käe peale ja siis mul on muidugi selleks ka üks eraldi nagu protsess, et keda huvitab, siis ma võin hiljem mingis teises selles Zoomis sellest rääkida. Nii. Ja nüüd on järgmine metamorfne tehnika. Huvitav, kas ma seda olen lugenud juba või? No ega topelt ei kärise. Nii. Metamorfne tehnika. See tehnika on suunatud mateeria ja energia vahekorrale. Kasutatakse jalgadel, kätel, peas ja seljal asuvaid selja reflekstsoone, et saavutada juurdepääs 9 kuud kestnud perioodile enne meie sündi, mil kujunes välja praeguse elu potentsiaal. Rasedusperioodile keskendudes on võimalik kõrvaldada kõik tekkinud piirangud ja tõkked, et kogu potentsiaal saaks avalduda. Tervendaja ei püüa patsiendis muutusi esile kutsuda, sest meis kõigis on kaasasündinud teadmised kõigist vajalikest muutustest. Tervendaja virgutab kliendi elujõudu, et saavutada ligipääsu tema enda teadmistele, aidates kaasa vanade mõtte- ja käitumismudelite vabaks laskmisele. Seda meetodit on kerge õppida ja kasutada, kuid sa võid ka tervendaja juurde minna. Kinesioloogia. See pehme lihaste testimise süsteem näitab selgelt, kui tark on meie keha, lähtudes põhimõttest, et iga rakk on vastastiku seoses tervikuga, võime energiakanalite meridiaanide kaudu esitada kehale küsimusi, millele lihased reageerivad tugevuse või nõrkusega. Nii võime saada infot terviseprobleemide ja vajalike ravivõtete kohta, samuti talletada kehas infot, mis aitab tasakaalu ja tervist taastada. Esimeses peatükis soovitasin üht lihtsat harjutust demonstreerimaks, kui vahetult ja koheselt mõjutavad mõtted keha. Partneri käsivarre vastupanuvõime kontrollimist. See on kinesioloogiline võte, mis toimib, sest südame meridiaan kulgeb mööda käsivart. Kui me reageerime millelegi emotsionaalselt, siis on see tunda südames, kus asub üks neuropeptiidide kogum. Tunne edastatakse mööda meridiaani ja käsivarre lihastes võid tajuda vastureaktsiooni. Selle süsteemi töötas välja 65. aastal kiropraktik George Goodhart. Nüüd kasutavad kinesioloogiat paljud tervendajad, et hankida muidu kättesaamatut informatsiooni.
Eriti palju abi on sellest meetodist toiduallergia testimisel, toiduainete puudujääkide väljaselgitamisel ja probleemide avastamisel. Lihtsaid kinesioloogilisi võtteid võib õppida iseseisvalt. Põhjalikumaks raviks on soovitav pöörduda kinesioloogi poole. Looduslik tee, nii nagu loodus pakub kõigile eluvormidele toitu ning kõike arenguks ja enese alalhoiuks vajalikku, nii annab ta ka arstimeid haiguste puhul. Taimeravi on sama vana kui inimkond. Ayurveda. Sõna Ayurveda on pärit sanskriti keelest ja tähendab teadust elust. Nagu akupunktuur on Hiina, nii on Ayurveda India traditsiooniline meditsiin. See on sama vana teadus, ülestähendused sellest ulatuvad aastasse 4000 enne Kristust. Ayurveda on tervendamiskunst, mis on meieni jõudnud muistsest valgustunud Veda kultuurist, kirjutab David Bravley raamatus Ayurvedaline tervendamine. India meditsiinil on palju ühist Hiina ja Euroopa meditsiiniga ning need moodustavad sageli ühtse terviku. Ayurveda seisukohalt on nii orgaanilisel kui ka anorgaanilisel ainel olemas peenenergia, nii kehas kui ka mõtetes ja tunnetes. Keha koosneb Ayurveda järgi pidevalt muutuvatest seisunditest, mille aluseks on stabiilne energia ehk konstitutsioon, mis on iga inimese puhul ainulaadne ja hõlmab nii psüühilisi ja emotsionaalseid kui ka füüsilisi seisundeid. Keha kuju, suuruse, erinevad isiksusomadused ehk psüühilised karakteristikud, tervise individuaalsuse määrab ära 3 põhienergialiigi ehk dosha, konkreetne vahekord, dosha. Kui mõistame oma doshat ehk tüüpi, mis võime oma toitumise, elustiili ja tegevusega seda toetada. Ayurveda keskendub dieedile ja toitumisele, kehalistele harjutustele, jooga ning stressi vabastamisele sügava lõdvestuse ja meditatsiooni abil, et korrigeerida tasakaalutusseisundeid. Iga dosha vajadused on erinevad. Seda kõike saab harjutada kodus komplekssele ravile, mis hõlmab ka taime toiduravi, on soovitatav minna Ayurveda arsti juurde. Homöopaatia. Esimesena töötas selle meetodi välja saksa arst Samuel Hahnemann. Homöopaatia põhineb seisukohal, et sarnane ravib sarnast. See arusaam on täielikus vastuolus allopaatiaga, mille põhimõtteks on ravimite vastandite kaudu. Kui allopaatia püüab sümptomeid kaotada, kasutades vastupidise mõjuga ravimeid, siis homöopaatia väidab, et sümptomi esinemine on keha viis ennast tervendada, mida tuleb toetada. Suurtes kogustes tekitavad looduslikud ained sümptomiga sama efekti, et nii kehale toeks olla, kuid neid manustatakse piisavalt väikestes kogustes, et haigusnähte ei teki. Tegelikult on manustatud ravimite kogused nii väikesed, et nad toimivad energeetiliselt justkui signaalid, mis virgutavad mentaalset, emotsionaalset ja füüsilist tervenemist. Tundes ära sümptomid, mis peegeldavad kehas toimuvaid sisemisi protsesse ja kasutades ravimeid, mis neid protsesse toetavad, tasakaalustame homöopaatia abil energiaid. Homöopaatiaga tegelejad arvestavad toimiva energia peente tasanditega ja mõistavad, et elu ei ole ainult must ja valge, vaid selles on palju halle varjundeid. Diagnoosimisel peetakse silmas haige, psüühilist, emotsionaalset ja füüsilist seisundit. Seepärast ei ole lihtne
iseendale diagnoosi panna. Mõned homöopaatilised ravimid on vabamüügis, kuid tõhusama ravi saamiseks on soovitatav pöörduda spetsialisti poole. Ravimid määratakse inimese kui terviku, mitte haiguse jaoks. Iga retsept on vastavuses kehatüübi energeetiliste vajadustega. Taimeravi. Taimede juured, varred, lehed, seemned ja õied aitavad teede, tinktuuride, tablettide, hautiste, õlide ja salvide koostises ravida nii sisemisi kui ka välimisi haavu. Paljud tänapäevased ravimid on valmistatud taimedest, kuid looduslikul kujul on taimed leebema toimega kui nende derivaadid ja võivad mõjuda aeglasemalt. Taimed toovad füüsilist kergendust ja tasakaalustavad organismi. Tänu sellele vabaneb energia ning see omakorda aitab tegeleda tõsisemate probleemidega. Taimeravi aitab meil kuulata oma vajadusi ja neile reageerida, sest me saame taimi ise doseerida ning see julgustab meid võtma vastutust oma tervenemise eest. Me võime minna taimetarga juurde, aga võime ka ise erinevaid taimi ja nende ravitoimeid tundma õppida ning ennast kodus ravida. Aromiteraapia. See lõhnateraapia põhineb taimede tervendavatel omadustel. Läbi aegade on haistmismeel tuntud kui kergenduse toojat. Me tarvitame viirukit ning taimedest, puudest ja lilledest valmistatud lõhnaküünlaid energia puhastamiseks, tasakaalustamiseks ja stimuleerimiseks. Aroomiterapias kasutatakse erinevaid õlisid, mis sisaldavad taimeekstrakte. Need imenduvad kehasse massaaži, kümbluse või sissehingamise teel. Igal õlil on oma kasutusala, näiteks leevendab lavendel pingetest tingitud peavalu ja vähendab depressiooni. Teepuu on antiseptilise toimega, kummelit aga on hea kasutada unetuse ja seedehäirete puhul. Õlid on stimuleeriva või lõõgastava toimega, on antiseptilisi, seente levikut pärssivaid, toniseerivaid ja puhastavaid õlisid. Aroomimassaaž ja aroomiõlivann on viisid tegelda sügavprobleemidega, millest me võib-olla alateadlikult kinni hoiame. On normaalne, kui oleme pärast aroomiteraapia seanssi kas kurvad või ülevas meeleolus, sest saime kontakti oma sisemise tunnetega. Lilleessentsid. Kõige tuntumad on Bachi lille ravimid, mis on välja töötanud Edward Bach. Saadaval on ka teisi, sealhulgas puuessentse. Need on otseselt kehameele ravimid, sest neid kasutatakse emotsionaalsete ja psüühiliste, mitte füüsiliste probleemide puhul. Neid võib kasutada, et tuua kergendust ja tasakaalu mure, kartuse, närvilisuse, hirmu, ärrituvuse, rahulolematuse ja unisuse korral, mis on kehale kahjuliku mõjuga. See ei tähenda siiski, et me pärast lilleessentsi kasutamist enam ei karda ega tunne ärevust. Essents on pigem toeks, kui teeme iseendaga tööd ja pakub ajutist puhkust nõrgestavatest emotsioonidest. Neid ravimeid võib saada asjatundjalt, aga me võime ka ise õppida ennast tervendama, sest enamikus tervisetoidu poodides on need rohud müügil. Nii, 8. peatükk sai läbi. Võtame siis järgmise peatüki, 9. peatüki ja selle pealkiri on väljenduslik liikumine. Inglise keeles on sõnadel liikumine, movement ja emotsioon, sama ladina tüvi. Movere. Kui miski sind liigutab, siis avaldab see sulle füüsilist mõju. Emotsioonid mõjutavad liikumist. Kui oleme kurvad või depressioonis, siis on meie liigutused rasked ja aeglased. Kui oleme vihased, muutuvad liigutused katkendlikuks ja teatraalseks. Kui liigutame keha harjumuspärasest rohkem,
vabastab see energiat nii füüsilisel kui ka psüühilis-emotsionaalsel tasandil. Teiste sõnadega, kui vabastame pingetest keha, siis vabastame neist ka meele. Tunded ja mälestused ladestuvad liigestes, lihastes ja kõõlustes. Sageli on need pärit kaugest lapsepõlvest. Liigesed võimaldavad meil liikuda graatsiliselt ja sujuvalt, ühendades üksiti mõtteid ja tundeid tegevusega. Kui see ühendus on tõkestatud või blokeeritud, ei saa energia vabalt voolata ning meis puudub graatsia ja kergus. Väljenduslik liikumine aitab luua ühenduse tunnete ja liikumise vahel. Samuti soodustab positiivset hoiakut ja suurendab sisemist jõudu. Näiteks eritub võimlemise ajal kehasse mitmeid hormoone, peamiselt endorfiine. Need loovad üleva positiivse tunde, mis mõjub hästi depressiooni või hirmu puhul. Kui sa pole varem oma keha loovalt või väljenduslikult liigutanud, võib see algul raskena tunduda. Näib nagu oleks liigeseid vaja õlitada, sest need ragisevad. Lihased on venitustest valusad ja sa venitad neid veelgi. Vähehaaval ärkab keha ellu, tõkked kaovad ja sa avastad uusi dimensioone. Üksiti kaovad vaimsed piirangud. Ma ei saa asemel tuleb ma saan. Kui liigutame keha, valdab meeli vabadus. Üldine tervislik seisund paraneb, me oleme visamad ja meil on suurem vastupanuvõime haigustele. See oli siis sissejuhatus 9. peatükki väljenduslik liikumine. Ja nüüd tulevad erinevad tants ja jooga ja mis kõik. Aga seda polegi kuigi palju. Ma vaatan, et siin tuleb juba 3. osa, et ma vist loen selle ära. Nii, võitluskunstid. Võitluskunstid tekkisid muistses Hiinas ja neid on täiustanud Jaapani sõdalased. Väliste vormide hulka kuulub karate, sisemisteks vormideks on qigong ja tai chi. Võitluskunstide põhimõtteks on arendada sisemist jõudu ja tasakaalu, korrates samu liigutusi, kuni keha need täielikult omaks võtab. Välised vorme võib rakendada võitluses, kuigi peamiselt kasutatakse neid distsipliini ja koguse tunde väljendusena. Tõeliseks väljakutseks on inimene ise ja tema piirangud, mitte vastane. Nii, nüüd on qigong. Sõna-sõnalt tõlgituna tähendab qigong energia ehk qi kasvatamist. Qigongil on palju erinevaid vorme, millest enamik on läbi ajastute meieni jõudnud suusõnalise pärandina, kuid nende kõigi aluseks on muistses Hiinas levinud arusaamad energiast ja liikumisest. Lihtsad harjutused, mida saad kodus teha, suurendavad sisemist jõudu ja tasakaalu, arendavad vastupidavust, meeleselgust ja lõdvestamisoskust. Eriomased liigutused ja hingamistehnikad virgutavad qi-voolu meridiaanides ning kõrvaldavad blokeeringud. Qigong keskendub keha 3 osale, alumisele, keskmisele ja ülemisele, sisemisele ehk staatilisele arengule ning välisele ehk dünaamilisele liikumisele. Liigutusi sooritatakse lamades, istudes või seistes ning need on seotud hingamisega. See aitab sisemise ja välise vahelist energiavahetust kooskõlastada. Qigong harjutusi sooritavad iga päev tuhanded hiinlased. Nad peavad seda vahendiks, millega parandada tervist ja vältida haiguste teket. Samuti pikendada eluiga. Qi kultiveerimine aitab ära tunda isiklikke probleeme ja piiranguid, muutuda nõtkemaks ja piirangute vabamaks. Kui keha ja hingeõhk liiguvad, siis liigub ka meel, kõrvaldades energeetilised blokeeringud, mis muidu sunniksid meile peale muutumatud emotsionaalsed ja psüühilised käitumisharjumused. Tai chi on üks vaimsemaid võitluskunsti vorme, samuti üks pehmemaid
ja meditatiivsemaid. See kujutab endast aeglaste, graatsiliste, omavahel seotud liigutuste seeriaid, mis meenutavad aeglast tantsulist liikumist. Liigutusi sooritatakse täiesti keskendunult ja samas lõõgastunult. Energia on keskendunud haarasse, piirkond, mis asub täpselt naba all ja iga liigutus saab sealt alguse. See on omamoodi liikumismeditatsioon, kuid võib osutuda sama raskeks kui iga teine harjutus, mida sooritatakse suure kiirusega. 100 tai chi harjutusi ühiselt sooritavad hiinlased pakuvad aukartust äratavat vaatepilti, eriti linnaparkides varahommikul päikesetõusu ajal või õhtul päikeseloojangul. Kehad liiguvad vaikuses rütmiliselt ja sujuvalt, iga asend jutustamas osa ülevat lugu. Need liigutused ei paranda üksnes füüsilise keha seisundit, vaid arendavad keskendumisvõimet, sihikindlust ja tundlikkust, aidates vabaneda vanadest füüsilistest käitumisharjumustest, avades keha, meele, rahule sinu sees. Tai chi'ga sobib tegeleda igasuguse stressi puhul, kuna see aitab kaasa kogu keha põhjalikule lõdvestamisele, närvisüsteemile, seedimisele, ainevahetusele ja vereringele. On sel rahustav ja samas jõudu andev toime. Hiinlased peavad tai chi'd nii oluliseks, et seda kasutatakse nii haiguste ennetamiseks kui ka paljude füüsiliste hädade raviks. Kui keha rahuneb ja saavutab tasakaalu, rahuneb ka meel ja sisemine surve kaob. See võib olla päris huvitav. Kujutasin ette lugemise ajal, kuidas nad seal platsi peal kõik parkides koos. See on päris huvitav, kas Eestis keegi õpetab seda? Tekkis huvi. Nii, tants. Tants on võimas suhtlusvahend, mida võib kasutada sugukondlike riituste, religioossete tõekspidamiste, etniliste või rahvuslike traditsioonide väljendamiseks. Tantsimine tähendab kingiks saadud elu tunnetamist oma soontes, vahetu rõõmu kogemist igas hingetõmbes. See on nii just vaba tantsu puhul, kui keha liigub oma tahtsi, enesekontroll kaob ja asendub enesest teadvel olekuga. Keha iga osa teadvustamisega suhtes tervikuga. Me kõik oskame tantsida, ka need, kes ütlevad, et ei oska. Tarvis on vaid vabaneda takistavatest mõttemustritest, mis vabadust piiravad. Valida on palju erinevate tantsurühmade vahel, alates seltskonna tantsukursustest ning lõpetades vabatantsu ja tantsuteraapia gruppidega. Tantsuteraapias kasutatakse liikumist sisemise valu või emotsionaalsete piirangute vabastamiseks, leebelt, suunavas ja toetavas keskkonnas. Sa võid tantsida ka kodus, uuri järele, kui tervendav võib olla rütmika, tuju tõstva muusika saatel tantsimine. Lase end vabaks, keegi ei vaata pealt, tunneta muusikat iga oma rakuga ja lase muusikal ennast liigutada. Mis tunne on end avada, tõsta käed, keerelda ja ennast kallutada, liikuda kiiresti või aeglaselt. Ära unusta hingamist. Lase oma tunnetel hõljuda ja voolata koos muusikaga. Tantsi oma viha, tantsi oma hirm, seejärel tantsi oma rõõmu, tantsi oma tundeid, oma suhteid, oma vanemaid, tantsi oma haigust ja ravi, tantsi oma tõelist mina. Järgmine ongi jooga ja see ongi viimane. Sõna jooga tähendab ühendust, seda, mis ühendab. Jooga ühendab keha, meele ja vaimu, aidates täielikumalt mõista keha ja meele vahelisi keerukaid suhteid ning seda, kuidas neid suhteid tasakaalu ja kooskõlla viia. Tekkinud tuhandeid aastaid tagasi on jooga üsna mitmetahuline. Lõdvestus, meditatsioon, distsipliin, pühendumus, teadmised, eetika, tõelise mina äratundmine ja liikumine. Hatha jooga on läänes niivõrd tuntud,
et paljud inimesed ei teagi teiste joogavormide olemasolust. Hatha jooga puhul toimub liikumine erinevate asendite ehk asanate kaudu, et keha venitada, tugevdada, tasakaalustada ja toniseerida. Kui keha saavutab suurema tasakaalu ja kooskõla, toimub sama ka meelega. Sõna asana tähendab istet, sest liikumine võimaldab meil leida istekoha või keskme koha enese olemuses, kus on alati vaikne ja mille ümber voogab maailm. Asanate süsteem on loodud selliselt, et iga asend on seotud teatud kindla hoiakuga, mis väljendub nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kui võtame asendi sisse, aitab see meil vastavast hoiakust loobuda ja isegi kõrgemale tasandile tõusta. Kuigi mõningaid hatha jooga harjutusi õpetatakse sooritama hoogsalt, tehakse neid enamasti aeglaselt teadvustades. Tulemused ilmnevad mõne aja pärast, muutes märkamatult meie liigutusi, kõnnakut ja käitumist, samuti viisi, kuidas me mõtleme, reageerime ja tunneme. Jooga sobib ideaalselt stressi leevendamiseks ja loomulikult õpetatakse seda mitmetes stressikliinikutes. Palju head teeb jooga skleroosis multipleksi või mõne teise füüsist nõrgestava haiguse. Näiteks müalgilise entsefalomüeliidi, issand jumal kui keeruline, migreeni, astme ja unetuse korral. Eriti oluline on jooga vahendina, mis aitab oma piire ära tunda ja neist kaugemale minna. Ilma pingutamata ja venitamata hingame ja liigume vastuseisu ületades mingisse asendisse, jälgides samal ajal, kuidas meel oma piiridest kaugemale liigub. Vähehaaval avastame, et oleme teisel positsioonil, kus piirid on nihkunud ja keha uuel moel avatud. Samal ajal avaneb meel ning nihkub avardunud mõistmise seisundisse. Nii ja nüüd tuleb proovi see harjutus. Kuigi see on väga lihtne asend, võivad tulemused olla võimsad. Pane selga avarad rõivad. Seisa paljajalu, jalad teineteisest mõne sentimeetri kaugusel. Käed on lõdvalt külgedel, pea püsti. Siruta ennast tasahilju, nagu tõmbaks pea laele, kinnitatud nöör sind ülespoole. Kõrgemale kerkides lase kõhul sissepoole tõmbuda ja õlgadel alla vajuda. Tunneta, kuidas selgroog venib ja kõik selgrolülid justkui avaneksid. Tunneta, kuidas rinnakorv avardub ja kael pikeneb. Nüüd tunneta, kuidas kogu selgroog pikeneb, nagu tekiks iga lüli vahele vahe. Ära unusta hingamist, see pole pinge asend, vaid loomupärane avanemine. Tunneta, kuidas sa pealaest jalatallani pikemaks muutud. Jää sellesse asendisse mõneks minutiks. Nüüd hakka aegamisi tunnetama, kuidas nöör lõdveneb. Lase keha tasakesi tagasi tavalisse püstasendisse, nii et selg jääb sirgeks. Tunneta väärikust ja sisemist jõudu, mis selle asendiga kaasneb. Kui seisad sirgelt ja samas täiesti lõdvestunud, püüa seda sirgust säilitada. Ära vaju uuesti küüru. Vaat nii, et proovige, ma teen sellest pildi ka, et see lugemise, mis see proovi ise. Aga siis ilusat reede õhtut teile ja kohtumiseni, ma arvan, teisipäeval.